Tere! Täna räägime valimistest ja mul on vestluskaaslaseks Ermo Kontson, kes on elektritakso rajaja, ülestöötaja ja juhataja. Et elektritaksost räägime kindlasti mõnel teisel korral, täna ka valimistest, sest valimispäev on kohe varsti käes. Et ma olen mõelnud valimiste teemale päris palju ja tundub nagu näiliselt, et meil oleks valik, et meil on igasuguseid erinevaid erakondi. Aga minu arust tegelikkuses meil valikut ei ole, sest need erakonnad on suhteliselt sarnased. Ja mis teeb need sarnaseks on siis see, et nad igaüks tegelevad mingisuguse väikse kiilukasega. Et kes siis seisab naiste eest, kes laste eest, kes pensionäride eest, kes loomade eest, kes taimede eest. Aga riiki kui tervikut ei näe nagu keegi. Et selles mõttes minu usk erakondadesse on tegelikult kadunud ja ma ei vali. Ma lähen valima, sest et ma näitan sellega, et ma hoolin sellest, mis toimub, aga ma kirjutangi sedelile, pole kedagi valida. Sest siin piirkonnas pole ka ühtegi üksikkandidaati, keda valida. Et muidu ma pigem pooldaks seda, et on üksikkandidaadid, sest siis on igaüks ise enda eest väljas. Ja kui ma oleks näiteks Saaremaal või Läänemaal, siis ma valiks kindlasti Harri Raudvere, sest ma olen näinud tema tegusid, et kui ta suudab ettevõtjana tööd anda, siis ta suudab kindlasti ka juhtida midagi ära teha. Ja kuna ta on ka käinud tegelikult aastaid Nõmme raadios rääkimas, et siis tema seisukohad on tuttavad, et seega ma ka tegelikult usaldaks teda valida. No, minu arvates oleks ainuõige valida üksike kandidaate ja peakski olema ainult süsteemi üksikkandidaatidele üles ehitatud. See erakonna mõte on tegelikult üsna jabur minu arvates. Aga sellisel puhul peaks olema see valimissüsteem üles ehitatud nii, et Riigikogus oleval saadikul ei ole mitte üks hääl, vaid tal on täpselt nii palju hääli, palju tal anti neid. Et sellisel puhul ei olekski enam erakondadel kui sellistel mõtet, vaid oleks mõtteliitrid, kes siis sina valiks alati seda, et kelle mõtted sinu mõtetega kõige rohkem sarneksid. Ja mina arvaks, et selline süsteem oleks kindlasti kordades parem süsteem kui täna, et see erakonna valimise probleem ongi see, et üks lubab, kuidas sa ütlesid, et taimi kaitsta ja teine loomi ja pensionäre. Ja kokkuvõttes siis nad hakkavad koalitsiooni looma ja siis nad kaitsevad kõiki ja siis on vaja riigieelarve suuremaks teha ja kõiki veel rohkem maksustada. Ja just, et need, kes isegi tahaksid seal midagi muuta, nad ei saa, sellepärast, et erakond seob tegelikult nende käed. Nad ei saa öelda asju, mis on tegelikult vastuolus partei ideoloogiaga. Põhimõtteliselt jäegi seal see oma mõte kaob inimestel ära, et Kaja Kallas vist ütles hiljuti välja mingi intervjuus, et sotsiaalmaksu võiks ära kaotada ja siis väga kiiresti pidi nagu tooma selle jutu kaasa, et see pole erakonna seisukoht ja ei, me ei kaota sotsiaalmaksu ära. Tegelikult meil ei oleks erakondast üldse vaja. Kindlasti võiks olla näiteks üksikkandidaadid. Üksikkandidaadid võiks olla igaüks enda eest ja ta võiks saada täpselt nii palju hääli endaga kaasa, kui ta palju valijat ta kätte sai. Neid on täpselt ju kokku loetud ja siis ei oleks ka mõtet sinna võib-olla 101 inimest saata, et võib-olla piisaks mingist, ma ei tea, paarikümnest. Sellepärast, et nad saaksid enamuse hääli kätte, et need, kes oleks seal 30. kohal valimisnimekirjas tõenäoliselt saaksid niivõrd vähe hääli, et niikuinii ei ole neil sinna tema hääletamisel ei oleks enam mõju, sellepärast, et kui sul on näiteks 100 häält, aga teisel kandidaadil on 100 000 häält, siis tema hääl on niivõrd palju mõjukam oleks. Et mina kujutan, et selline demokraatia võiks palju paremini töötada, aga nagu sa ütlesid enne, et lisaks sellele, et pole kellegi eest hääletada, minu arvates selle peamine põhjus on see, et mulle tundub, et sa toetad ka õhukese riigi ideed, et riik ei peaks väga paks olema. Vormierakond on kogu rääkinud, teeme õhukese riigi ja siis samal ajal jutus on seda rääkinud, aga praktikas on eelarve iga kord suurem olnud. Et täpselt vastupidi on tehtud, mida lubatud on. Kui nad on mingid makse lubanud alandada, siis nad on teist kohas juurde tõstud, et selleks ongi see häda, et kuna nad tahavad võimule saada, siis nad peavad, valijate hulgas on nii palju inimesi, kes annavad oma hääle selle eest, et neile midagi lubatakse. Nagu sa ütlesid, et ma olen pensionär, et ma tahan mulle midagi lubatakse, kes tõstab kõige rohkem pensioni selle eest, ma annan oma hääle. Aga kuidas te ei saa tegelikult aru selles, et tegelikult seda ei tehta? Et see on illusioon, mida räägitakse, see on illusioon, mida me tegelikult valijatena kogu aeg
kogu aeg ikkagi veel usaldame, kui me nad sinna tagasi valime. Minu arust on see, et inimesed pole aru saanud, et tasuta asjad on kõige kallimad. Et kui nad sellest aru saaksid, et kui on mingi tasuta teenus, siis see tasuta teenus on selles mõttes väga ebaefektiivne. Sellepärast, et seal ei ole seda omaniku tahet, kes suruks kogu aeg need kulusid alla ja üritaks efektiivsemalt teha. Eraettevõtluses ettevõtja üritab alati pakkuda võimalikult head teenust, võimalikult odava hinna eest, siis riigil seda motivatsiooni ei ole, et seal ei ole kellegi asi, et milliseid kulusid me teeme, et mul on eelarve, selle võrra laiaks ja mul on ükskõik. Ja selle tõttu need teenused, mis me tasuta on, et need tegelikult on väga kallid, sellepärast et maksumaksja peab nende eest väga kõrget maksu maksma. Et mida rohkem meil on tasuta asja, meil iga järgmine valimised on meelest rohkem tasuta asja. Minu arust see läheb hästi katastroofiliseks juba, et nüüd kohe tasuta lasteaed ja ma ei tea veel, mis nad tasuta välja mõtlevad seal. Et seda rohkem me tegelikult maksumaksjatena maksa. Ja tegelikult makstakse see kaarega kinni või suurema summana, kui ta otse maksma läheks. Ja maksukoormus on meil ju tegelikult praegugi juba väga laes. No täiesti absurdne, et kui sa oled ikkagi teenindavas ettevõttes Eestis tööl, siis 50% on su maksukoormus. Ja enne seda, kui sa poodi lähed. Poes sa impordi ja alkoholi ja bensiini ja sigareid ja mis veel välja mõeldakse, mis on palju inimesed tarbivad, eriti bensiin, siis sa maksad võib-olla 70% mõni inimene oma tuludest ära, et see on poos orjus. Et tegelikult ei saa seda mingil juhul nimetada vabariigiks, siis et see on väga kaval orjanduslik riik, et vabadust on siin väga kaugel. Ma olen täitsa nõus sinuga, et meil ei ole vaba riiki praegu. Ja see on ka see, et kui me võtame riigina palju laenu, siis me tegelikult sõltume sellest, kes meile laenu annab. Ja me ei saagi sellega võib-olla teha seda, mida me ise tahame, vaid me peame tegema ikkagi seda, mida see laenu andja heaks kiidab. Sama nende eurotoetustega, täpselt sama asi, et meil võetakse maksudena see raha käest ära ja siis antakse teisest kohast toetusena, kui see maksuraha tagasi tuleb, siis enamus kulub bürokraatia peale ära, tagasi jõub väga vähe, võrdes selle, mis ära võetakse. Ja siis sa pead käima ja kerjama seda toetust, et põllumehed on eriti raskes ja keerulises seisus, et nad on põhimõtteliselt täielikult Euroopa orjadeks tehtud, et nendel ei ole enam mõtet vilja kasvatada, et nad elavad tegelikult toetustest täna juba. Et vilja kasvatamine on teisejärguline ja nad ei saa selles äris enam olla, sellepärast, et kui nad seda toetust ei küsi, sellepärast, et see sama toetussüsteem surub nad konkurentsist välja juurde, kui nad seda toetust saavad, nad konkureerivad teiste põllumeestega. Ja kui nebastada toetust sama kolgel välja ei võta, siis ta peaks müüma seda vilja kõrgema hinnaga, mis ta toodab või seda toodat. Ja seda ta ei saa teha, selle tõttu tal ei ole valida, et ta ongi selle lõa otsas. Ja laenamise seisukohalt minu arust riiki tohiks üldse laenata. Riigi laenamine on kuritegu minu arvates, sellepärast, et me laename lastelt. Me laename tulevaste põlvede arvelt tegelikult. Et see on nagu omamoodi kuritegu. Muidugi tänases seisus on jälle rahandussüsteem on nii haige, et võib-olla tänases süsteemis Eesti riigil, kuna meil ei ole oma raha ja me oleme Euroopa raha hunniku otsas, siis võib-olla oleks laenamine mõistlik, sellepärast et inflatsioon on oluliselt kõrgem kui intressid. Et seal on see laenamine muutub järsku nagu otstarbekas, aga see kunstlikult tekitatud, et seda see raha prindi läbi. Et täna võib-olla riik võiks tõesti laenata, aga niimoodi moraalselt mõttes riik ei tohiks mitte kunagi laenata. Aga sellisel juhul peaks olema rahaga teistel alustele, et rahasse ei tohiks sisse olla selline inflatsioon kodeeritud, nagu täna on. Täna on inflatsioon garanteeritud ja läheb veel hullemaks. Ühesõnaga tundub, et see riik kui vanker praegu ikkagi läheb nagu sinna kraavi suunas. Et selles mõttes, et midagi nüüd ikkagi muutuks, me peaks kõigepealt ikkagi midagi hästi põhjalikult muutma, kas või alustades sellest, et see valimiskord, et me enam ei vali tagasi neid samasid inimesi. Minu arust esiteks oleks minu arust üksikandidaadi, mis sa ise tahad ka hääletada. Teine põhimõte peaks olema see, et hääli ei ole mitte nii palju kui valijaid, vaid hääli on 2-3 korda rohkem kui valijaid. Ja need, kes maksu maksavad, nende vahel jaotatakse need ülejäänud hääled ära. Et maksumaksjal endal oleks, see, kes raha riigile annab, oleks otsustamisõigus suurem kui need, kes raha saavad. Et nii kaua, kuni meil on kõikidel inimestel ainult üks hääl ja maksumaksmismahust ei sõltuse, nii kaua tekib olukord, kus põhimõtteliselt need, kes riigilt saavad, hääletavad kogu aeg maksud kõrgemaks ja neid, kes makse maksab, jääb kogu aeg vähemaks. Et ettevõtja
on alati võimeline minema tööturule ja lõpetama ettevõtluse ja ta alati võidab teiste, kui ta konkureerib tööturul, siis tema saab selle töökoha omale, sest tema mõistab ettevõtlust ja ta on selle teisele ettevõtjale oskab kasulik olla. See tähendab, et kui ettevõtja leiab, et teda üle maksustatakse, siis ta lõpetab oma tegevuse ja läheb tööturule, sellega kaovad töökohad ära ja ta ise võtab veel ühe töökoha ära, mis ta läheb tööturule. Ja tulevikus, kui me nii jätkame, siis me võime garanteerida väga suure töötuse. Et see on nagu garanteeritud asi. Meil ei ole varianti, et kui me jätkame uute hulga regulatsioonide tegemise ja uute maksude ja maksukoormuse suurendamist, siis igal juhul see asi läheb kraavi. Ja see on ainult aja küsimus. Täna, mis minu arvates ühiskonna natuke püsti hoiab, on varimajanduse suurenemine. Et Rootsi mingid uurijad tegid, kogu aeg uurivad erinevaid riike ja annavad neid numbreid välja. Minu arust viimane number oli 22%, et Eesti majandus 22% on varimajanduses. Tegelikult see varimajanduse osa, mis seal täna on võimalik, et riik on leeb, et ta ei suru oma neid regulatsioone makse liigselt peale, et ta ei suuda nagu kehtestada ennast nende kõikide ettevõtete üle, siis tegelikult see on ühiskonnale kui tervikule kasulik. Sellepärast, et vähem raha läheb ebaefektiivse riigi kätte ja rohkem raha jääb ühiskonda. Ja ettevõtte tegelikult hoiab ju riiki reaalselt üle. Just, et see tegelikult ju ettevõtte loob selle väärtuse, mitte riik. Ettevõtte pakub teenust ja kaupa ja annab tööd. Et riik seda ei saa teha, riik ainult jagab seda ettevõtte ja loodud väärtust ümber. Et selles mõttes, et kui me ootame riigilt seda, et kuulge, tulge, tehke need asjad korda ja tehke rohkem, siis inimeste eeldus on kogu, et riik peaks rohkem tegema. Tegelikult peaks täpselt vastupidi olema, et see, et kui me tahame, et riik tehtaks korda, siis riik peaks vähem tegema. Meil Riigikogu hooples, kui palju seadusi nad vastu võtsid perioodil. Minu arust nad võiks loobeda, palju nad ära kustutasid. Just, et nagu sel juhul, et sel juhul peaks ka vähem seadusi olema, nii et seadused ei takista inimesed tegutsemist. Just, et seaduste hulka tuleks oluliselt vähendama ja siis võib-olla tõepoolest peaks kehtestama need seadused tugevalt, et nagu ei ole variant, et keegi nendest väga kõrvale kaldub. Minu arust sellised seadused ei tohiks kehtida, mida enamus rikuvad. Kui seadus on juba selline, et kus enamus rikuvad, siis see seadus tuleks kohe kustutada. Või no mis enamus, isegi kui 20% ühiskonnast enam seda seadust ei täida, siis see seadus tuleks kohe kustutada. See tähendab, et ühiskond ei ole nõus selle seadusega. Ja tegelikult meil põhiseaduses on just kirjas, et rahvas on valitseja, mitte poliitikud. Me ei saagi aru, et kui rahvas otsustab, et kuule, 22% rahvast on otsustanud, et ta ei taha enam maksu maksta sellisele kombele ja läheb varimajandusse, siis täiesti selgelt on maksusüsteem katki. Ja nüüd ei ole see, et maksuamet peaks survestama neid inimesi rohkem maksu maksma, vaid poliitikud peaksid üle vaatama, et võib-olla maksudega midagi käest ära, et järsku nad on ebaõiglased täna. Järsku nad on liiga suured. Nad on kahte asja, nad on selgelt ebaõiglased, nad on selgelt liiga suured. Ja eriti on kaldu maksusüsteem töötaja suhtes, et nad räigelt maksustatakse töötajad ja kui sa oled näiteks ettevõt, selles mõttes teenid oma tulu näiteks dividendina või kapitali pealt või teenid oma tulu spekulatsioonist, siis sa oled palju väiksemal määral maksustatud kui töötaja. Nagu täiesti absurdne on see, et erinevaid tulusid maksustatakse erinevalt. Aga öeldakse, et kuule, sotsiaalmaks on ettevõtja maks ja tulumaks on justkui töötaja maks. Tegelikult ei ole ju. Tegelikult need on kõik töötaja maksud. Ja see sama sotsmaks, mille ettevõtja iga töötaja eest ära maksab, tegelikult see sama töötaja maks. See võtab täpselt selle sama töötaja rahakotisse võetakse. See on täpselt sama tulumaks, et on selline sotsiaalmaks ja tulumaks ja töötukindlustus ja pensionimaks ja niimoodi lahku lüüa on täiesti absurdne. Nüüd asemel peaks olema üks tulumaks ja kogu lugu. Et see oleks igal juhul õiglasem, siis maksaksid kõik ühel alusel. Mitte nii, et osad töötajad maksavad ära 70% tulust. Peale poes käimist. See on nagu täiesti absurdne. Täiesti absurdne, ja lõppkokkuvõttes see on nüüd ju meie enda kätes, et kui meil on valimised, kui enamik meist tegelikult kirjutaksid, et pole kedagi valida, kui enamik meist protesteeriksid, siis tegelikult nagu tekiks võib-olla võimalus, et saavad hakata tegutsema need inimesed, kes nagu tõeliselt tahavad midagi muuta ja kes suudaksid midagi muuta. Mulle tundub, et need, kes valima ei lähe ja samamoodi, et valimisaktiivsus vist on ka aastatega, ma ei tea, kas statistikud täpselt, aga minu arust see ka vist langeb vaikselt. Et iga aasta läheb vähem inimesi valima. Et see ka tegelikult näitab, et inimesed on tülpinud sellest ja ei ole, nad saavad aru, et nad ei otsusta midagi.
ja aga samas tegelikult võiks nüüd otsustada, kui nagu mitte valida tagasi neid samu. Et selles mõttes on justkui sõnum olemas uutele inimestele, kes võiksid öelda, et kuulge, teeme teistmoodi. Mina arvan, et võikski olla see sõnum, et teeme selle demokraatia natuke ümber. See üksikkandidaat ja minu arvates lisahääled selle eest, et sa makse maksad, see natuke tasakaalustaks seda, et me ei läheks tagasi Nõukogude Liidu korra juurde, sest me täna liigume hästi suure kiirusega sealt, kus me tulime. Me saime nagu vabaks, murdsime vabaks. Aga ei osanud midagi selle vabadusega teha. Ja siis kohe hakkasime seda vabadust tegema täpselt samaks, nagu kust me tulime. Väga hästi, et on mida mõelda. Et siin tulebki tegelikult kriitiliselt mõelda nende asja läbi üle ja lähtuvalt siis sellest tegutseda. Aitäh! Kohtumiseni! Et mõelge selle peale, et ajalooliselt on välja uurinud, et orjanduslikus süsteemis orjapidaja tihti kulutas 90% sellest tulust, mis ta orja pealt kasumit sai, kulutas orja ülalpidamiseks. Ta andis talle süüa, peavarju ja riideid. 90% tihti kulus ära sellepärast, et see ori oli suhteliselt ebaefektiivne. Mõelge nüüd selle peale, et sisuliselt maksis see ori sellele orjapidajale 10% maksu. Meie täna kohati maksame 70% maksu. Äkki me ei ela vabas riigis.